MTÜ Sooru arendus sai alguse 2001. aastal. Sellest ajast saadik on nad korraldanud huvitavaid kogemuskohvikuid, põnevaid töötubasid ja Sooru külapäeva. Värskelt sai valmis ka küla arengukava. MTÜ Sooru arendust tegelikult mina ei loonudki, et lõi Sooru külarahvas ja kuna see rahvamaja taheti kinni panna ja külarahvas ei soovinud seda, tahtsid, et siin toimuksid edasi üritused ja siis tulid kokku ja ütlesid, et soovivad, et tegevus jätkuks ja siis sai vallale taotlus tehtud, et edasi viib seda tegevust Sooru arendus ja hiljem siis liitusin mina. No see Sooru rahvamaja on tehtud korda ja ka rahvamaja ümbrus ja kuidagi kahju oleks, kui tegevust ei toimuks siin. Et küla inimesed käiksid koos ja suhtleksid omavahel. Vahepeal tekkis ürituste korraldamises sisse väike paus, kuid just 2019. aastal on MTÜ Sooru arendus oma tegemistesse saanud uue hingamise. No viimastes tegevustes siin huvitegevuste töötubades ja siis kogukonna kohvikutes on hakatud käima. Suur üritus oli külapäev. Ma arvan, et kogu külarahvas oli kaasatud ja ka eelnevad elanikud, kes on kunagi siin Soorus elanud. Varajastest hommikutundidest kuni õhtuni välja olid erinevad tegevused. Ma arvan, et kokkuvõttes käis 200 inimest sealt läbi. Et küll erinevates tegevustes, et lastel olid päevased tegevused ja õhtul olid siis rohkem täiskasvanud. Pidu oli, erinevad spordivõistlused selle päeva raames. Ja ma arvan, et need, kes olid kohal, neil oli väga huvitav. Väärt kodupaik on, kus minu perel on hea elada. Ja koht on ilus, Sooru on ilus koht. Ja inimesed saavad omavahel väga hästi läbi. Nagu see aasta näitas, siis Sooru on koht, kuhu vene karudki elama tahavad minna.